Näitan, kuidas õpilased saavad Meeti äppi sisse logida. Kõigepealt tuleb Playpoest muidugi alla laadida Meeti äpp ja kui see on olemas ja õpetaja on koodi saatnud, siis ei olegi muud, kui tuleb see lihtsalt käima panna. Ja hetkel ei juhtugi muud midagi ja ei olegi teisi võimalusi, kui panna kood sisse. Ja koodiks on praegu selline asi. Ja kui nüüd kood on sees, siis join meeting. Kui läheb valesti, siis tuleb uuesti teha. Jah, võtsin valesti, panin siia hoopis telefoninumbri osa. Nii, uus katse. Ja tuleb nüüd, lülitan välja, sest mul telefon, millega tund on alustatud, asub selle kõrval, hakkavad kajama. Ja tuleb vajutada veel Ask you to join. Ja õpetaja näeb oma ekraani peal, et keegi tahab tunniga liituda ja kui nimi on mõistlik ja tuttav, siis ta võtab vastu. Nüüd läheb sinu pilt õpetaja ekraani peale ja kui on kokku lepitud või õpetaja nõudnud, et pilte ja jutte või mõlemad korraga ei saada, siis lülita endal pildi saatmine välja. See, mida sa praegu näed, siis on loomulikult see oma pilt. Ja kui on kokku lepitud, et võib küsida kirjalikke küsimusi, siis võtad lahti siit paremalt poolt chati osa ja võib kirjutada tere. Seda kirja siis näevad kõik teised ka. Ja chati osa ongi hea võimalus, et saada siis õpetaja käest küsimusi küsida niimoodi, et teisi ei sega. Ja ega rohkem ei olegi. Kui tund saab läbi, pane toru hargile. Ja kui tahad, võid hinnata, kuidas läks. Siin allpool on nüüd näha, et tunnid, kus sa oled olnud, nende koodid on siin täitsa olemas. Ja kui õpetaja kasutab ka tunni tegemiseks eelmise tunni koodi, siis võib ju siit kohe ennast tagasi ühendada. Ja kui õpetaja on su ükskord juba tundi lubanud, siis ta ei pea seda enam uuesti tegema. Niimoodi saabki Meeti äpiga tundi minna ja sealt tunnist ka välja.